Nii, mis oli Parmupilli lugu, jah? Et Parmupilli loo saadet oleks teil nüüd vaja mängida. Ja seda niimoodi, et mängite, et alustate enne saateakordide mängimist nagu erinevatest kohtadest. Praegu alustan C-tuurist ja alustan C-tuur põhikujus kolmkõlaga. Et siis C-st liigun G-sse, niimoodi, 2 heli liiguvad siit altpoolt, ja C-st F-i liiguvad 2 heli ülalpoolt ülespoole. Nii, see on esimene variant, sellest ei piisa veel. Nüüd on vaja läbi harjutada ka teised variandid, mida on 2 tükki veel. Et alustan nüüd C-tuuri esimest pöördest. Ja nüüd tuleb lihtsalt vaadata korra, et mis helid nüüd nendes erinevates uutes akordides on, et C-tuur on selline pööre, nüüd G-tuuri jõuan kõige lähemasse sinna. Et nüüd C-heli jääb paigale, eks, C ja G vahetuse. Ja nüüd liigun siit F-tuuri, nüüd jääb F paigale või see C-noot. Ja viimane variant. Alustan nüüd kvartsektakord pöördes. Ja kuna see register on saadeks nagu liiga kõrge, siis mängin oktav altpoolt. Ehk siis nüüd on C-tuur kvartsekstile kõige lähemal G-tuur põhikujus ja F-tuur on siis sellises kujus. Täpselt samamoodi harjutage neid teises helistikes ka, et ma teen teile meloodiad erinevates helistikes.